Praegu kogeeb Kanada tõelist Brexiti hetke. Alberta provints, mida tuntakse kui Kanada naftarikast jõukeskust, liigub nüüd ametlikult 19. oktoobril toimuva rahvahääletuse suunas, et otsustada, kas jääda riiki või liikuda tulevase eraldumise hääletuse poole. Nüüd ütleb peaminister Danielle Smith, et see puudutab inimeste selge sõna andmist pärast aastaid kestnud pettumust Ottawas, eriti seoses energia- ja majanduspoliitikaga. Kuigi see hääletus ei ole õiguslikult siduv, on sellel juba praegu poliitiliselt palju suurem mõju, kui võiks arvata. Sest kui selline küsimus kord juba hääletusele pannakse, isegi etappide kaupa, kipub see oma elu elama hakkama. Ja sellises provintsis nagu Alberta, kus separatistlikud meeleolud on aastakümneid kord tõusnud, kord vaibunud, on just selline hoog see, mis paneb Ottawa inimesed muretsema. Meiega liitub nüüd Michael Bernard Wernick. Ta on Jaroslavski nimelise õppetooli professor Ottawa ülikoolis. Nii et kõigepealt selgitage, mis täpsemalt Alberta elanikele nii palju pettumust valmistab, ja kui paljud neist tegelikult poetavad iseseisvaks riigiks saamist nende küsitluste põhjal, mida oleme näinud? Aitäh huvi tundmast. Kindlasti tundub see väljaspoolt vaadates väga omapärane separatistlik liikumine. See ei põhine ajaloos nagu Šotimaa, Kataloonia või isegi Korsika. Sellel ei ole mingit religioosset, keelelist ega etnilist tõuget, mis seda edasi viiks. See põhinebki põhimõtteliselt, nagu sa oma sissejuhatuses ütlesid, teatud hoolikalt hoitud solvumistel selle üle, et riikliku poliitika kujundamisel ei saa oma tahtmist, eriti mis puudutab ressursimajandust. Albertal on umbes 5 miljonit valijat kokku, umbes 42 miljoni kanadalase seas. Enamik kanadalasi elab Ontarios ja Quebecis ning nemad kipuvad domineerima valimistulemusi, parlamenti ja nii edasi. Nii et see põhineb puhtalt piirkondlikul rahulolematusel ja tundel, et neid ei austata ega kuulata. Praegu, kui küsitlused 6 kuud ette üldse midagi väärt on, siis selge küsimuse puhul soovib enamik Alberta elanikke selgelt Kanadasse jääda. Aga kahjuks on protsessid juba käima lükatud ja ees ootab väga terav ja keeruline periood. Kui Alberta peaks tõepoolest iseseisvaks saama, siis kuidas see mõjutaks ülejäänud Kanadat? See on väga hea küsimus. On palju oletusi. Oleme seda kogenud 2 Quebeci iseseisvusreferendumiga. Piimin on see, et me liigume tundmatusse. Quebecil on teatud terviklikkus tänu prantsuse keelele. Pole selge, mida sisemaal asuv Alberta teha saab. Nende ressursimajandusele ei ole kasulik olla sisemaal. Nii et ma arvan, et need inimesed, kes selliste spekulatsioonidega tegelevad, arvavad, et eraldiseisev Alberta ei ole eriti elujõuline ja lõpuks neelavad selle alla Ameerika Ühendriigid. Mis juhtuks teiste Kanada osadega? See on suur küsimärk. Kui riskantseks sa pead seda, kui Kanada hakkab normaliseerima eraldumisreferendumeid, isegi kui need ei ole siduvad? No, igal provintsil on õigus korraldada rahvahääletusi ja referendumeid. Need on üsna tavalised ka muudel teemadel, näiteks valimissüsteemi muutused ja nii edasi. Jah, Hispaania valitsus võttis Baskimaal referendumiga palju karmima seisukoha. Nii et tead, ma arvan, et kui peaministril üldse mingi strateegia on, siis ta loodab käivitada mingisugused läbirääkimised poliitiliste järeleandmiste üle ja tead suurema autonoomia üle provintsile, võib-olla isegi põhiseaduse muutmise üle. Aga see on väga suur risk. Õige. Tead lõpuks, kas on olemas mingi tegevusplaan, kuidas sellist piirkondlikku viha rahustada, ilma et see muutuks põhiseaduslikuks kriisiks? Sa mainisid Quebeci kui näidet varasematest separatistlikest liikumistest. Esiteks on küsimus selles, kas sa tahad olla osa Kanadast. Me leidsime Quebecis 2 erineva rahvahääletuse käigus paari põlvkonna jooksul, et Quebeci separatistid, kes on väga võimekad poliitikud, kaotasid Quebeci föderalistidele, väga tuntud inimestele, keda mõned teie vaatajad kindlasti teavad. Nii et ma arvan, et lõpuks tuleb see arutelu pidada Albertas. Ja need albertalased, kes on föderalistid või unionistid või tugevad hääled selle poolt, et jääda Kanadasse ja lahendada asju Kanada sees, peavad esile astuma. Õige. Ma tahaksin sind väga tänada, Michael, et sa meiega liitusid. Kindlasti saab olema väga huvitav näha, kuidas see hääletus oktoobris läheb ja mida see tähendab Kanada tuleviku jaoks. Olen kindel, et meil on tulevatel kuudel palju millest rääkida. Aitäh huvi eest!